Tere, peaminister! Tere, Sharon! Aitäh, et tulite minu kabinetti. Mul on hea meel olla teie kabinetis. See on natuke kõrge, aga see võimaldab mul näha teid Petah Tikva poole, mida ma mäletan, et teenisin mitte väga kaugel siit Sayeret Matkali Sirkini laaglis ja me sõitsime sageli seda teed mööda. Vaata, mis siin vahepeal juhtus. Siin oli punast liiva, apelsiniaiad. Ja nüüd on siia kasvanud muud asjad. Sa pole ammu käinud. Ei, tegelikult ei ole ma siin olnud, aga ei, ma külastan aeg-ajalt ja olen hämmastunud neist suurepärastest asjadest, mida siin näeme. Riik õitseb. Vaata, kergraudtee on tõeline murrang. See on põhjus, miks ma otsustasin siin olla. Jah? Sina oled mu esimene külaline. Olen väga õnnelik, et sa siin oled. Olen. Esimene. Sina oled esimene külaline. See on taskuhäälingu avaepisood. Mul on hea meel olla siin sinu taskuhäälingu avaepisoodis. Kuidas sul läheb? Hästi. Mis kell sa täna hommikul ärkasid? Mis kell on? 7:30 või midagi sellist. Kas see on aeg, mil sa tavaliselt ärkad? See ei ole see aeg. See on aeg, mil ma magama lähen. Tavaliselt lähen ma natuke hiljem magama. Ma olen harjunud magama minema tavaliselt 1 ja 2 vahel öösel ning magan kuni 7. Kas see on sul oluline? See on mulle väga oluline. Kas tead miks? Miks? Piloot teeb uneaegades kinni. Peab kinni, eks? Mis vahe on? Ma pean lennukit juhtima. Nimega Iisraeli riik. Sa vajad taastumist. Mis oli viimane kõne enne magama minekut või kellele sa viimati helistasid? Sõjaväesekretär. Peaaegu alati on see nii. Üldiselt. Peaaegu alati. Ja esimene kõne, kui sa ärkad. Sõjaline sekretär. Kas alustad luureraportite lugemisega või lähed kõigepealt sotsiaalmeediasse, et aru saada, mis toimub? Ei. Sul on nii palju luureandmeid, et tead, tegelikult on piir, kui palju suudad läbi töötada. Jah. Mul on harjumus proovida iga päev raamatutest katkendeid lugeda. Ja see, mis sellega vastuollu läheb, on lihtsalt tohutu hulk materjali, mis jõuab Iisraeli peaministrini. Vähemalt minu jaoks on see väga erinev. Ma räägin teiste juhtidega. See ei ole sama asi. Mõnikord näed luureandmeid ja ütled, vau, siin on midagi. Ma näen seda kogu aeg. Ei, muidugi mitte. 3-4 korda päevas. Kas on alati midagi erakordset või on see tavaliselt üsna rutiinne, kuna sa jälgid, mis selles infovoos toimub? Ei vaata. Ainus viis nii suurt hulka infot seedida on usaldada sõjaväesekretariaati, kes tõstab kollasega esile selle, mis on oluline või mis on muutunud. Vastasel juhul upud lihtsalt materjali merre. Ma loen kiiresti, arvan, et omastan ka kiiresti, aga see töötab. Seetõttu püüan ma suure osa ajast, tead küll, lisada ka filosoofilisi mõtisklusi. Natuke ajalugu, natuke majandust kõrvale, sest muidu väsid lihtsalt ära. Sa tead, Kissinger ütles, et kui sa saad avaliku ameti oma intellektuaalse kapitali tõttu, siis hakkad seda kapitali kulutama. Ja ma pole sellega kunagi nõustunud, sest ma küsisin, miks. Miks ma peaksin? Kui ma pean oluliseks lausa neelata raamatuid, häid raamatuid, mis annavad uusi arusaamu, õppetunde ja inspiratsiooni. Miks mitte? Ole mingit põhjust, miks sinu intellektuaalne pagas peaks vähenema. See võib hoopis laieneda. Ja ma pean seda alati oluliseks, eks, aga see läheb hetke olukorraga vastu ollu. Mis? Anna mulle 3 raamatut, mida inimene peaks elu jooksul lugema. Kas oled piiblist kuulnud, jah? Kuidas siis mitte? Alusta sellega, põhjalikult. Väga hea, et sa alustad sellega. Seega alusta alati piiblist. Olgu. Seejärel liigu juudi riigi juurde. Jah, sellepärast me siin olemegi, et ei tekiks kahtlust. Kui Herzl poleks seda väikest pamfletti kirjutanud, poleks meil mingit võimalust siin olla. Ta on lihtsalt meie tänapäeva Mooses. Mooses oli veelgi suurem, ülevam, kuid tal polnud Herzli geeniust ega tema võimet juudi masse mobiliseerida. Eriti Ida-Euroopas, Kesk-Euroopas. Ja samuti tema oskus astuda maailma areenile, maailma suurte ja valitsejate ette. See hämmastav võimekus sellel mehel, kes tegutses siin vaid 8 aastat, alustas 36-aastaselt ja suri 44-selt. Seega soovitaksin lugeda tema peamist dokumenti, kahtlemata juudi riiki, mis on meie põhikiri, eks ole, meie mandaat. Ja 3. Järgmises taskuhääringus räägin sulle neist 2.
ma arvasin, et see teeb Benjamin see roll. olgu, sa ütlesid. Muide, see on väga hea raamat. Kas sa lugesid seda? Ma lugesin selle peaaegu ühe hooga läbi, sest see raamat on kirjutatud üsna kergesti loetaval viisil, suhteliselt, aga samal ajal väga sügav. Ehk siis lood voolavad hästi. Mis sind üllatas? Mind üllatas see, et sa kirjutasid selle paberile ja pastakaga. Sa oled mulle seda juba korra rääkinud, eks? Ja. Ei olnud mingit, ei... See oli käega. Miks sa kunagi arvuti ees ei istu? Ei. Ma ütlen sulle ka miks. See on väga huvitav. Ma kirjutasin selle üles. Minu toimetaja ütles mulle, et see oli kõige kiirem kirjutamine, mida ta kunagi näinud on, välja arvatud üks väga kuulus kirjanik. Kas sa tead miks? Esiteks, ma pidin seda tegema. Ma olin selle ajal opositsiooni liider. Ja ma ütlen sulle, opositsiooni liider töötab vähem kui peaminister. Sul on aega, sa ei saa seda kirjutada, kui oled ametis. Ja ma arvasin, et saan uuesti peaministriks, nii et ma teadsin, et mu aeg on piiratud. Ma kirjutasin kiiresti. Aga teine asi, mis juhtub, kui sa käsitsi kirjutad, on see, et kui sa trükid, saad vabalt parandada. Ja sellepärast on kõik nii voolav ja paindlik ja miski pole lõplik. Oogu. Kas see sobib? Aga kui sa tõesti käsitsi kirjutad, on väga oluline, et sa ei väsitaks oma kätt liiga palju, eks. Seetõttu valid sa vaimselt enne kui paberile paned, teed sa juba toimetamise protsessi läbi. Ja sellel põhjusel, paradoksaalsel kombel, suudan, vähemalt mina, käsitsi kirjutades palju rohkem toota ja palju rohkem luua. Nii et mul on mitu kasti täis selle raamatu käsikirju. Kas see kirjutati ühe hooga või koos mahatõmmete ja parandustega? Ei, paranda. Samal ajal paranda kirjutamise ajal. Sa mainisid piiblit enne kõike muud. Miks? Kas sa läbid mingisugust vaimset tugevnemise protsessi? On see midagi sellist? Mul ei ole seda vaja, sest see tuleb kodust. Ja see tuleb kodust. Olgu, vanaisa oli rabi ja kõik see, aga ikkagi isiklikult mäletan, kui me tol ajal sinu kontoris kohtusime ja ma näitasin sulle Mochiko Dueno palverihmu, mille rabi Orziv andis mulle, et sa neid kasutaksid tema ema palvel. Sa olid tema kirjast väga liigutatud. Ma näen, et ajaga teed sa aina rohkem, üks pilt rebiga, teine kord paned palverihmu peale. Ma küsin, kas see on sügav sisemine protsess, mida sa aastate jooksul läbi elad, või on see... See on alati olemas olnud see alus. Ma olen ilmaliku maailmavaatega inimene, ma ei kavatse olla usklik, aga olen ilmalik inimene, kellel on suur imetlus teadmiste ja erinevate usuliste allikate vastu, mis samuti puudutavad meie ajalugu. Aga lisaks sellele oli hetk, mil pärast seda, kui olin juhtinud Iisraeli kaitsejõude, valmistusin koos oma koertega planeerides rünnakut üksikasjalikult. Ja oli üks tähtis koosolek, kus kõik olid ruumis kohal. Kogu kindraalstaap, Mossad ja sõjalkabineti asjakohased ministrid. Ja ma andsin lõpuks ametliku käsu operatsiooni alustamiseks. Ja siis päris lõpus ütlesin ma, et Jumal olgu meiega. Ja tundsin tohutut ülendust. Tõesti tohutu ülendus. Ja kõik inimesed, kõik olid seal kohal. Ja seal olid ka usklikud ja ilmalikud ja kõik olid sellesse kaasatud. Ma tundsin seda. See on märkimisväärne hetk. Nii et jah, on selliseid hetki. Ja kindlasti ka praegu. Kas te oskate öelda, kui kaua pärast seda hetke kukkus esimene rakett Iraani? Ma pean kontrollima. Ma arvan, et see oli mõne nädala küsimus, sest meie kuupäeva muudeti teatud tingimuste tõttu, operatiivsete tingimuste, ilmastikutingimuste tõttu, eks. Ma ei mäleta enam, mis oli peamine põhjus, aga see oli väga julge otsus ja ma tõesti hindasin seda, et nii ministrid kui ka komandorid ühinesid nagu üks mees. Ja see polnud sugugi iseenesest mõistetav, see polnud nii. Minu jaoks oli see iseenesest mõistetav, aga teiste jaoks polnud sugugi selge, et need inimesed, kes tead, oli kahtlus. Lõppude lõpuks pea meeles, et me olime peaaegu 3 aastat järjest sõjas. Nüüd on sõda vaibunud, kaotanud jõu, see on läbi, aga kes teab, äkki algab see uuesti. Aga tol ajal, kui me alustasime, ütlesin ma sõja teisel päeval, me muudame Lähis-Ida nägu. Ja ma arvan, et paljud ütlesid, et need on tühjad sõnad. Ei, ma sain kohe aru, et asi pole nii. See ei puuduta ainult Hamasi ega ainult Hezbollaht. Meil on probleem Iraaniga ja see, mis korraldati Iraani käsilaste kaudu, ei jää vastuseta ning meil ei jää muud üle, kui jõuda Iraanini.
see oli mulle täiesti selge ja arusaadav. Aga viia see otsuseni, võtta ette samm, mida ükski riik pole viimase 50 aasta jooksul teinud, 47 aasta jooksul, selle terrorirežiimi all. Rünnata Iraani meie sõjaliste jõududega, meie lennukitega ja meie pommide mõjuga. See on midagi, mille peale keegi pole mõelnud, ega julgenud mõelda, ega ellu viia. Me tabasime neid. Kui ma korraldasin palju Mossadi operatsioone teadlaste vastu, siis see on teada. Aga viia Iisraeli kaitsejõud Iraani pinnale, seda peeti täiesti võimatuks. Ja see tundus nii võimatu, et kui me hakkasime rahvasse sisenema, kostsid juba mitmed murelikud hääled. Murelikke hääli oli ka valitsuskabineti sees. Lahkuge Gaza sektorist, võtke vastu pantvangid. Tegelikult polnud isegi selge, et me kõik nad vastu võtame, isegi sellises olukorras. Ja lõpetage sõda. Me aitame seda sobivalt esitada, nii nad ütlesidki. Esitame seda võiduna. Ja ma ütlesin, mis? Mida tähendab seda niimoodi esitada? Mida ma tegema pean? Manipuleerima lugu. Kui te lahkute ja Hamas jääb kogu oma jõuga alles, siis kes teab, kui palju pantvange ta meile veel ei tagasta. Ja me ei tegele Hezbollahaga, me ei tegele Assadi ega Iraaniga. See on tohutu kaotus. Ehk siis kõik need mõrvarid jäävad sinna edasi. Deif, Sinoar, Haniyeh, Nasrallah, Hezbollah oma 150 000 raketi ja reaktiivmürsuga. Süüria ühenduslüli on endiselt olemas Iraani ja Liibanoni vahel ja see terrorirežiim jääb vabaks, et jätkata tuumarelvade ettevalmistamist meie hävitamiseks. Kas te esitate seda võiduna? Ma ütlesin, see on tohutu kaotus. See ei juhtu. Muide, need inimesed kritiseerivad mind täna. Milline jultumus? Nad ütlevad, meie, kes olime valmis leppima 0%-ga, 0%-ga, lihtsalt sektorist saba või jalge vahel lahkuma. Nad ütlevad, aga sina ei viinud tegevust lõpule. Me oleme kohe kontrollimas 70%. 70% sektorist Hamas, keda me halastamatult rindasime, on kinni püütud. Me hävitasime Liibanonis kogu juhtkonna, isegi Nasrallahi. Neile jäi alles vaid 8%. 8% nende rakettidest, jah, Assadi režiim kukkus. Me kõrvaldasime vahetu tuumarelvade ohu, mis oleks võinud meid Tel Avivis ja mägedes hävitada. Me tegime midagi suurt. Ameerika Ühendriigid ühinesid meiega. See nõuab samuti teatavat oskust. Nad ei ütle nii. Siis nad tulevad, vau, sa pole ikka veel kõrvaldanud fanaatilisi sunniitlikke režiime. See on tõesti tõsi. Ja siis me tegime midagi, mida keegi poleks uskunud. 7. oktoobril poleks keegi uskunud. Aga väide ei pärine neilt, vaid kindralilt. Nendiste ohvitseride kohta, kes keelasid minna Rafasse, Khan Yunisesse või Liibanoni, nende nimed on tuntud. Öeldakse, et me ei lõpetanud, ehk siis kas lõplikku manöövrit ei toimunud? Jah, ma ei tea. Kas sa nägid eile mängu Egiptuse ja Argentiina vahel? Kuulsin, et Egiptus võitis. Ei, mul on sõber, kes on kirjanik ja ta ütleb, et Messi andis meile Yom Kippuriga seoses omamoodi ringi sulgumise tunde, sest egiptlased alustasid ootamatult ja juhtisid, aga lõpuks kaotasid. See on omamoodi austusavaldus Iisraelile, kas pole? Lõpuks lõppes see egiptlaste kaotusega tulemusega 2-3. Ma sain, nagu öeldakse, oma viimase sõnumi poolikult kätte, nagu öeldakse. Jah, see oli see, sellest räägime ka kohe, aga lõpuks on Gazas ikka veel Hamas. Mida sa arvad Messist? Räägime kohe Gazast ja sõjast. Mida sa arvad Messist? Ma ütlen, et 39-aastane mees, kes on juba kõigi arvamuste järgi, nagu öeldakse, palju saavutanud, tundub, et tal on veel midagi teha. Ta eksis penaltil, eks? Jah, ta eksis 2 penaltil. 2, vau. Noh, ma ei näinud, mul polnud aega. Lõppude lõpuks ma teen reportaaži ja ei saa vaadata, sest pole võimalik. Sa tead küll, kus ma siis olin, eks? Kus sa olid? Läbi ulatuslike ja keeruliste arutelude Iisraeli julgeolekukabinetis ja kõrgeimas Iisraeli kaitseväe juhtkonnas. See on seotud sellega, mida Trump ütles mõned tunnid tagasi, et leping on surnud. Mida see siis Iraani suhtes tähendab? See on oluline avandus. Ja ma ütlesin talle, vastupidiselt sellele, mida räägitakse, tema ei tee seda, mida mina ütlen. Ja vastupidiselt sellele, mida räägitakse, mina ei tee seda, mida tema ütleb. Tema hoolitseb Ameerika huvide eest, mina hoolitsen Iisraeli huvide eest. Aga ja mul ei ole häbi oma arvamust avaldada. Kui mul on arvamus Türgi kohta, siis ma ütlen selle välja. Erdogani kohta täpsemalt, eks. Kui mul on arvamus meie turvasooni kohta Liibanonis, mida tuleb säilitada, siis ma ütlen selle välja. Muide, vestlused temaga on sellised, nagu tema sinuga räägib. See ongi vestlus. Jah, täpselt. Kuidas sa näiteks tema poole pöördud? Donald. Donald. Bibi Donald.
Hoogu. ma räägin temaga üsna vabalt, kuid austan seda, et ta on meie heaks tõesti uskumatuid asju teinud. ja ma ei eira seda, isegi kui mul on teatud asjades eriarvamusi. ma hindan tema toetust väga kõrgelt, ma ei usu, et seda oleks üldse võimalik millegagi võrrelda. ma ei usu, et meie riigi ajaloos on kunagi olnud nii Iisraeli-meelset presidenti ja ma ei usu, et selliseid suhteid on varem olnud. see ei tähenda täielikku nõustumist kõiges, aga kunagi varem pole olnud sellist suhet peaministri ja presidendi vahel. Kuid see ei kõrvalda minu vajadust Iisraeli peaministrina kaitsta meie huve, kui see on vajalik, isegi kui on erimeelsusi. Ja mis puudutab viimast žesti, siis Amigo näeb Shakespeare'iliku vastuolu mõlema valimiskalendri vahel. Ja seetõttu olemegi nüüd sellises olukorras, et ma ei tea, vaata, ma arvan, et on liiga vara öelda, aga see näitab, et tal on tohutu pettumus selle üle, et iraanlased, nagu arvata oligi, petavad ja venitavad aega ja just seda nad teevadki. Ta saab sellest aru ja ütleb seda ka. See ongi see, mida ta kavatseb teha. Oleme valmis igaks olukorraks. Oleme valmis igaks olukorraks. Nüüd sa küsid, kas Iraan on kadunud? Ei ole kadunud. Kas Hezbollah on kadunud? Ei. Kas Hamas on kadunud? Ei. Meie, nagu öeldakse, tegime otsuse vabatahtlikult naasta oma algsesse kodumaale, mis kahjuks asub radikaalse moslemitormi epitsentris. Ja sul on 2 suurt vastasjõudu. Radikaalne šiidijõud, mis seisab vastu moslemi vennaskonnale, täpsemalt radikaalsele sunnitikule jõule. Sul on 2 äärmuslikku liikumist, mis tavaliselt võitlevad omavahel, kuid võivad lõpuks ühineda. Hezbollah ühines rünnakus kiriku vastu, mitte oma kohas, ja nad on meie ümber. Ja mis siin juhtus oli see, et kuni 7. oktoobrini oli üldiselt doktriin, et tuleb tõmbuda oma enda ruumi. Ja aeg-ajalt neile vastata ühe või teise tegevusega, aga üldiselt, kui pole võimalik ohjeldada, siis kindlasti peaks vältima. Rünnakut ja mitte kunagi rünnata jõuga. Ma muutsin seda ja ütlesin, jah, me tegutseme, me ründame. Me üllatame ja läheme rünnakule. Ja seetõttu näedki äkki, kuidas Tsahal ründab 1000 kilomeetrite kaugusel Teherani kohal ja näed, kuidas Tsahal ründab 1000 kilomeetrite kaugusel Jeemenis. Ja sa näed meie kangelaste uskumatut liikumist maal, kangelaspiloodid taevas ja vaprad kangelased maal. Siis said aru, et ilma vägedeta koha peal pole võimalik Iraanis võita. Seetõttu ta lõpuks taanduski seal. Ma arvan, et see, mis teda kõige rohkem murelikuks tegi, nii palju kui mina aru sain, oli ülemaailmse energiakriisi võimalus, mis on täiesti õigustatud. On täiesti õigustatud, et ta nii mõtleb. See mõjutab teda palju rohkem kui meid. Kas sa tead, miks see meid nii palju ei mõjuta? Sest kõik, mida me maapõuest välja võtame, eks? Jah, kas sa mäletad neid lahinguid, mis mul siin nende meeleavalduste vastu olid? Mäletad, varastamine. Kuidas nad seda kutsusid? Suur gaasivargus, rööv. Need inimesed tahtsid, et me jätaksime gaasi merre. Kas sa saad aru, mida see tähendab? Ma mõtlen tihti, ma olen üllatunud, kuidas nad müüvad neid rumalusi avalikkusele. Ja siis äkki selgub, vau, Iisraelil on järsku energiasõltumatus. Kes seda usuks? Mina uskusin seda. Ma võitlesin selle eest. Muide, mõnda neisse kutsud laiapõhjalisse rahvusvalitsusse. Jah, see on tõsi ja ma ütlen sulle miks. Sest sulle on samuti selge ka selle tsitaadi põhjal, mille sa mulle tõid, et see küsimus pole lõppenud. Ja me teame, et igal juhul jäävad sellest režiimist järele jäljed, mida see sisemiselt põhjustab, väga tugevalt põhjustab, sest me hävitasime seal revolutsioonilise kaardiväe vara, mis oli väärt $100 miljardeid. Seesmiselt nad rahutuvad, aga see ei tähenda, et nad ei püüa tagasi tulla. Nad püüavad samuti oma tuumaprogrammi taastada. Juba on olemas pildid. Satelliidipildid 2 salajasest kohast, kus nad viivad läbi neid. Ja muid tegevusi. Ma ei hakka seda kommenteerima, aga ma ei usu, et nad just tormaksid seda nii kiiresti taastama, sest nad mõistavad, mis on ohjeldamine. Aga pole kahtlust, et me tõrjusime nad eemale. See on midagi, mida inimesed peavad mõistma. Nad ütlevad, mida te sõjaga saavutasite, mida meie saavutasime, kas me saavutasime midagi, kus Iraan täna oleks? Kui me poleks käitunud nagu lõvide rahvas ja lõvi möirgamisega, oleks Iraanil täna tuumapommid meie hävitamiseks. Ja praegu neil neid ei ole. Selle protsessi käigus oleksid nad need juba saanud, kas nad oleksid need valmis teinud? Kas arvatud relvastus ja kõik muu, eks?
jah, kindlasti. Üks asi, mida me tabasime, olid teadlased, kes olid tegelikult, kelle ülesanne oli geovastamiini. kas sa ei muretse uraani pärast, mis on veel alles? Seal muidugi ma olen mures, aga ainult uraanist ei piisa. õige, aga neil on ikka veel teisi vahendeid, mis tead küll, on raskesti tabatavad. Me tabasime neid konversioonirajatisi, tabasime teadlasi, tabasime tsentrifuugide tootmisvabrikuid, eemaldasime selle ohu. Aga see on nagu vähi eemaldamine oma kehast. See ei tähenda, et see ei võiks halvemaks minna, et see ei võiks tagasi tulla. Aga see tähendab üht, kui sa seda ei eemalda, siis sa sured. Ja see oli mulle selge. aga ma küsisin sinult kutse kohta laiapõhjalise rahvusliku valitsuse partneritele ja sa just ütlesid, et Muramus on veel alles. Seega vajame laiapõhjalist valitsust, et kõik väljakutsed lõpule viia. Kellele sa ütleksid praegu, tule ja liitu? Kellele? Ühise hüvangu nimel. Kõigile, kellel ei ole. Ei, mul ei ole. Ma mõtlen, et ma ei pea seda silmas. Ma ei pea silmas isiklikke boikotte. See on miski, mis on siin juurdunud selle hullumeelse lausega, mis iseenda peale kokku variseb. Miks ma peaksin? Ma ei boikoteeri inimesi. Ma ei boikoteeri. Ma kutsun kõiki, kes on valmis aksepteerima meie laiapõhjalise valitsuse põhimõtteid, et Iisrael on juudi rahvusriik, et siia ei looda Palestiina riiki, sest see oleks vaid alus meie hävitamiseks. Et meil on riik väga kindla, tugeva ja proaktiivse julgeolekupoliitikaga ja et arendame vaba majandust. See, mida sa oma aknast näed, jätkub. Seda olen ma aastaid juhtinud. Aga lisaks sellele saavutame tehnoloogilise üleoleku ja relvastuse sõltumatuse. Ma tahan relvastuse sõltumatust. Bennett on kutsutud, kõik on oodatud. Liebermann. Igaüks, kes nõustub põhimõtetega, ma ei välista kedagi. Ma arvan, et on aeg nende boikottidega lõpetada. Aitab. Aga mis juhtus näiteks Liebermanniga? Te olite ju nii lähedased. Kuidas te sellisesse boikotti olukorda jõudsite, kus ta ütleb, et Netanyahuga ta kaasa ei lähe? Küsi temal. Ma ei tea, kõik need boikotid, kes teab, mis motiivid nende taga on. Kes teab, nagu Barduga ütleb, kõik on isiklik, kõik on poliitiline. Ei, ma ütlen, mina ei saa sulle öelda, mis motiveerib teatud inimesi seda ütlema. Mis neid tegelikult motiveerib? Kas te tervitate üksteist, kui te kokku saate? Knesseti koridoris, kui sina ja Liebermann kokku saate, siis te tervitate üksteist, eks? Kontakti ei olnud. Midagi ei juhtunud. Peaaegu ei olnud kontakti, see ei ole nii, et teil oleks kontakti ja te ignoreeriksite üksteist. Peaaegu ei ole kontakti. Aga mis takistab, mis põhjustas selle, et ta ei liitunud? Parempoolne valitsus, ta väidab, et on parempoolne ja minna koalitsiooni koos moslemi vennaskonna, tegelikult Hamasi toetajatega, Mansour Abbasi ja tema kolleegidega. Tead, võib-olla ühel päeval saame teada. Öeldakse, et Netanyahu tahab Abbast, oli rabi Druckmann ja tehti katseid ning Smotrich takistas seda kõike. See on võimalus see õhupall lõhki lasta. See on täielik vale, sest mul oli 60 mandaati ja kui ma oleksin tahtnud Mansour Abbasi juurde minna, oleksin ma saanud seda teha. Ma oleksin saanud kohe valitsuse moodustada ja ma ei teinud seda, see on fakt ja ma ei näinud sellest undki. Aga kuni mina seda ei teinud, tegid seda nemad ja tõestus peitub tegudes. Kui Netanyahu oleks tahtnud Abbast, oleks Abbast tulnud. Miks ta ei tulnud? Sest mina ei tahtnud teda. Tead, miks ma keeldusin? Sest see riivab meie põhimõtteid, põhimõttelisi väärtusi. Iisrael juudi rahvusriigina ei aksepteeri seda. Palestiina riiki ei tule, ta ei aksepteeri seda. Julgeoleku mõttes, kui nad astusid Bennetti, Lapidi ja teiste valitsusse, sidusid nad sisuliselt valitsuse käed. Nad ei saa täna tegutseda, nad ei teinud midagi ja sõlmisid Liibanoniga häbiväärse kokkuleppe. Nad loobusid Iisraeli riigi suveräänsest territooriumist ainult sellepärast, et tegemist oli 2 drooniga. Ja Hezbollah aplodeeris seal piirkonnas, vaata erinevust. Nüüd Liibanonis tegime kokkuleppe põhimõtete lepingu. Hezbollah karjub vihast, Iraan karjub vihast. See ongi kogu erinevus. See tähendab, et ma aksepteerin kõiki, kes ühinevad põhimõtetega, mida ma just ütlesin. Mainida ja ma arvan, et avalikkuse seas on palju laiem konsensus, kui sa Knessetis näed ja ka poliitikute sõnades ja ma ütlen sulle, miks ma seda ütlen. Alati käin ja näen reservväelasi kogu aeg. Muide ka eile mereväebaasis ja enne seda Lõuna-Liibanonis ning enne seda Kushkusheetiumis.
ja ma kohtan neid reservväelasi ja ka tegevteenistuse sõdureid. Jaa, see on uskumatu. Shaul on uskumatu. Kas sa tead, mida ma seal näen? Nad ütlevad. Peaminister, me oleme tulnud siia kogu rahva seast. Meie seas on mõnikord arutelusid ja lahkarvamusi, aga üldiselt, põhilises oleme me ühel meeled. Et me peame kaitsma oma riiki, et me peame tegutsema oma vaenlaste vastu, et on vaja tegutseda ennetavalt, mitte passiivselt. Ma ütlen, olgu, just seda ma tahan. Seda tunnet tahan ma suunata laiapõhjalisse rahvusvalitsusse. See ei hõlma kõiki. See ei hõlma neid, kes tahavad siia Palestiina riiki või neid, kes tahavad, see tähendab, ja siis Golani ei ole. kutsutud, kui Jair Golan nõustub põhimõtetega, mainib Palestiina riiki. Olgu, see on raske, okei. Aga kõik need, kes jah, on kutsutud, okei. Ja nüüd ma ütlen sulle, miks me seda vajame, sest meid ootavad ees aastad suurte väljakutsetega. Esiteks Iraani teljejäänused, teiseks uute jõudude tõus, ma pean seda täpsustama. Kas sa määratleksid Türgi praegu vaenulikuks riigiks? Ei, mis mind muretsema paneb on see, et nemad määratlevad meid vaenulikuks riigiks. Mis mind muretsema paneb on see, et Erdogan räägib meie riigi hävitamisest. Et tema number 2, Fidan ütleb, et juudi riigil pole rahvaste seas kohta. Et number 3 või 4, ma ei tea täpselt, kes. Nende siseminister ütleb, et ootab päeva, mil temast saab Jeruusalemma kuberner. Nüüd sa tead, mida ma meie ajaloost õppisin. Sa tead, et ma loen, muide, nagu me rääkisime raamatute lugemisest, ma loen palju juudi ja üldist ajalugu. Ma tahaksin sulle täpselt öelda, mida ma meie enda eluloost õppisin. Kui keegi ütleb, et kavatseb sind hävitada, pead sa seda väga tõsiselt võtma. Ma võtan neid ähvardusi väga tõsiselt, nagu ma ütlesin president Trumpile. Mida see tähendab? See tähendab, et me peame tõesti väga hoolikalt jälgima kõike enda ümber. Ja vaomistu. Nagu öeldakse, me tahame alati parimat, aga parima tagamiseks tuleb ka halvimaks valmis olla. Kas olukord Egiptuse piiril, sealhulgas väed ja õppused Siinai poolsaarel, teeb sind murelikuks? Jah, ma olen sellest Egiptuse juhtkonnaga üsna palju rääkinud ja olukord on mõnevõrra paranenud, kuid meil on endiselt muid küsimusi. Ma vaatan ringi, jah, me oleme ühes piirkonnas. Pärast 7. oktoobrit, kas sa tõlgendad neid asju veidi teistmoodi? Ma oleksin tõlgendanud seda samamoodi isegi 7. oktoobril, kui nad oleksid mulle helistanud. Nad ei tulistanud minu pihta. Palun võta mind endaga kaasa. Praegu kohe, kui sa saad seda minu heaks teha. Hetkeks selle hommiku juurde kell 6.29 sain kõne sõjaväe sekretärilt. Ta rääkis mulle, mis toimub ja ma ei mäleta, kas see oli selles kõnes või kohe järgmises. Ma ütlesin, sulgege piir, sest võib olla röövituid. See oli esimene asi, mis mulle pähe tuli, sulgege piir. Esimeses vestluses sekretäriga. Esimeses või teises, ma ei mäleta enam. Igatahes sulgege piir, sest ma nägin seda röövimise võimalust. Ja loomulikult sain aru, et olime sõjas, see polnud normaalne. Ja just sel põhjusel andsin käsu värbamiseks. Esiteks, kuulutada sõda ja lisaks sellele värvata 100 000 reservväelasi. Kas sekretär äratas sind üles? Jah, 629. Toas 629, jah. Sa loed toas, magamistoas ja sul on telefon ning see on teie esimene vestlus. Kindlasti. Kui kaua kestis vestlus sekretäriga? Mõned minutid. Mida sa pärast teed? Jään kõhklema ja tema läheb otse kirjasse. Kellega sa räägid pärast sekretäri? Ja teine kõne, ma ei mäleta. Ma ei suuda meenutada, aga mulle tundus, et see oli tohutu sündmus, see oli minu jaoks selge. Mis? Kuidas sa end tunned, mis sinuga toimub? Sellistes olukordades ma mõtlen. Väga praktiliselt. Väga praktiliselt. Ma püüan mõelda sellele, mida on vaja praegu teha. Mida on vaja teha? Ja ma võin sulle öelda, see on minus juurdunud. Ma ei tea, kas see tuleb minu vanematelt, minu emalt, kes oli väga praktiline naine. Ja minu isalt, kes oli ajaloolane. Mind üllatab, et isegi väga keerulistes olukordades suutsid mõlemad olla väga praktilised, rääkimata minu vennast Ionest. Nii et kui sa oled sellises olukorras, siis sa ei anna end üle meeleheitele, nutule, halamisele ega hirmule. Sa mõtled praktiliselt, mida on vaja praegu teha. Millal sa nägid seda videot Esterotes, kus need terroristid jõudsid selle perekonna majja, mis filmiti? See võttis aega mõned, ma ei mäleta täpselt kui kaua, aga päris mitu päeva. Ja Dias? Päevi, päris mitu jah.
telekast näidati seda umbes kell 10 või 11 hommikul, ma arvan. Ma lihtsalt ei mäleta seda. Ma olin väga hõivatud teiste asjadega, aga kui ma seda nägin, seal on kindlasti väga šokeerivaid asju, aga kõige šokeerivam on need 2 venda, kes tapsid, mõrvasid nende isa, nende endi silme all. Kaotas silma või vähemalt nägemise ja poiss küsib, miks ma olen elus, kas sa nägid seda? Nii palju, kui ma mäletan sellest, millest sa räägid, sest on nii palju kohutavat materjali. Siis sa mõtled oma laste tulevikule ja mõtled kogu sellele tragöödiale, mis juhtus. Aga mina rasketel hetkedel, surve ja kriisi ajal püüan mõelda palju rahulikumalt ja analüütilisemalt. Väga praktiliselt, mida on vaja teha. Ja see kõik tundub sulle nagu üks ainus sündmus ilma igasuguse ajajoonta. Või on see sinu mälus midagi, mis toimub faasi haaval? Kõigepealt blokeerida. Vastu blokeerimine. Vastu uusi sissetunge ja B. vastu tagasitulekut koos pantvangidega. See oli esimene asi, mille ma käskisin teha. Ja teine asi oli muidugi reservväelaste kokkukutsumine. Ja 3. oli juba ette valmistada, kõigepealt suluda nad tagasi. Samuti oli hirm, et nad tungivad sügavamale meie territooriumile. Mitmed sellised infiltreerunud isikud, kes ei pruugi kohe reageerida, selleks valmistusime ka meie. Aga esimene asi esimesel päeval oli nad tagasi tõrjuda ja vältida veelgi rohkemate iisraelaste röövimist. Kas sa täna mõistad, miks Nasrallah ei osalenud? Jah, ma arvan, et mõistan. Minu arvates, ma arvan, et... Mis see on? Miks? Ahaa. Miks? Sest õhk lihtsalt tulistas kuuli välja. Just seda ta tegigi. Tõesti? Ta tulistas liiga vara, see ongi kõik. Sa peaksid küsima, miks ta seda tegi, mitte miks Nasrallah ei liitunud. Kui ei, siis ta kiirustas ette. Sest ta kiirustas ette. Nasrallah küsis seda, ta ei saanud aru. Kuidas nii? Seal oli midagi koordineeritud, millest sa lihtsalt kaldusid kõrvale algsest plaanist. Seda nimetatakse Iisraeli hävitamise plaaniks, mille Iraan koostas ja kavandas. Ja plaan nägi ette, et tema 2 käsilast, Hamas lõunas ja Nasrallah põhjas, tungivad samaaegselt Iisraeli. Samal ajal, kui igast võimalikust suunast toimub massiivne raketi ja raketirünnak. Iraanist, Iraagist, Liibanonist. Ma ei tea, kas see hõlmas tol ajal Houthi mässulisi, aga see hõlmas kõike, mida ma ütlesin. Olgu, ja Iisrael on väike, see tabataks ootamatult ja variseks kokku. See oligi plaan. Algne plaan oli, et see viiakse läbi koordineeritult. Ja kas ta lõhkus koordineerimise? Kas sul on täna, tagantjärele vaadates, vastus sellele küsimusele? Miks kurat sind üles äratatud? Saadeti välja kiirabibrigaad ja vastavalt protseduurile tuleb kohalikku haiglat teavitada. Härra peaminister. Mul ei ole vastust. Et see võiks juhtuda. Nad mainisid ka seda suurt kartust võimaliku väärarvestuse ees. Kas pole nii? Väärarvestus. Ma mõtlen, jumal hoidku, kui nad oleksid mind üles äratanud. Võib-olla arvasid nad, et ma nõuaksin ennetavat ja proaktiivset tegutsemist. Ja tead mida? Kui see oli nende hirm, siis see oli õigustatud, sest täpselt nii ma oleksingi teinud. Nüüd, mul oli ka tead veidi aega pärast seda, kui ma esimest korda peaministriks sain, tuli info terroriraku kavatsusest Juudamaal ja Samaarias. Et nad tulevad ja lasevad õhku Migdal Shalomi. Tol ajal olidki põhimõtteliselt ainult Migdal Shalom ja Pörs. Kõrged hooned Tel Avivis. Vaata, kuhu me tänaseks oleme jõudnud. Kas see polegi üldine mäss? Ei, suugi mitte. Ma küsin. Ma räägin, mis juhtus, jah. Ütlen. Olgu. Ja et see maha võtta, kuna Migdal Shalom asub nende betoonist tugede peal, 2 suure toe peal, kui ma õigesti mäletan. Nii et nad tahtsid tulla pommiauto või pommiveokiga ja selle õhku lasta. See oleks Migdal Shalomi maha kukutanud. Ma mäletan, et esimene asi, mida ma inimestele ütlesin, kui seda kuulsin, oli. Nad ütlesid, et me jälgime, püüame rakku leida. Ma ütlesin, väga hea, et te püüate leida, aga me peame nad blokeerima. Siis andsin käsu panna tõkked. Tead küll, kontrollpunktid. Jah, politsei kõikidele teedele, mis viivad Tel Avivi ja Migdal Shalomi suunas. Ja see põhjustas, mulle öeldi, peaminister, see põhjustab riigis ummikuid. Olgu. Ma ütlesin, suurepärane, mul on hea meel seda kuulda, tehke nii. Ja lõpuks katkestati kõne, tekitati ummikud ja loobuti. Jah. Mida ma tahan öelda on see, et kui ma satun probleemide otsa, siis ma alati püüan peatuda ja olukorda võimalikult külmalt ja analüütiliselt läbi mõelda.
mida ma pean tegema, et kõrvaldada oht või ohustada neid, kes mind ohustavad? okei, nii et sa ütled, et kardad valearvestustega järgi Eresi teesi, kes kirjutab kindralite mässust. see tähendab, et siin toimus mingi tahtlik tegu. Tead, ma ei taha see suuremaks puhuda, kui see on, sest ma ei ole vandenõuteooriate austajaks. ma ei arva ka, et siin oleks olnud mingit pahatahtlikkust, ütleme nii, ma ei tea, võib-olla arvad sina teisiti. ma lihtsalt tead, siiani ma mõtlen, kuidas sina, kui sul on vastus, kas sa küsid endalt, miks kurat keegi ja palju samme astuti öö jooksul, eks? kui ma ei eksi, siis umbes nii. Mõned sammud astuti, aga neist ei piisanud, see on selge. Kui oleks olnud märke ja kui sul oleks olnud muid vihjeid, siis oleks kindlasti pidanud rohkem tegutsema. Aga ma ütlen, et kõike seda, nagu öeldakse, tuleb objektiivselt uurida ja ainus viis selleks on moodustada võrdse esindatusega uurimiskomisjon. Pool opositsioonist, pool koalitsioonist, täpselt nii nagu tehti pärast 11. septembrit, pärast kaksiktornide kokkuvarisemist Ameerika Ühendriikides. Nad ei püüdnud ühte poolt teisele peale suruda ja tõepoolest moodustasid võrdse uurimiskomisjoni, mis olukorda analüüsis. Just seda tulebki siin teha, igaüks võib tuua, keda tahab, küsida, mida tahab, ka minu käest, ka ükskõik kelle teise käest. See on viis tõe väljaselgitamiseks, et kõik tuleks päevavalgele ja midagi ei jääks varjatuks. Mis, aga ma arvan, et peamine probleem siin on, ma arvan, et kõige tähtsam on see lähenemise muutus, mida mina juhtisin. Sest pärast 7. oktoobrit, ma ütlen, et kuni 7. oktoobrini oli arusaam, et siin on armee, millel on riik. Ja alates 7. oktoobrist hakkasime siin nägema riiki, millel on armee ja see on hoopis teistsugune olukord. Ning sellepärast poliitika pöörduski ümber, sest olin mina ise, kes selle ümber pööras. Mida teeksin teisiti, kui tagasi vaatan? Kus 7. oktoobril? Ei, ma räägin ajast enne seda, et mitte jõuda 7. oktoobrini. Ma ütleksin, et on palju asju, millest saab rääkida. Aga vaata, mõnikord käib mul peast läbi, vabandust, et ma sind segan, et võib-olla oli ajalooline viga aastal 96 või hiljem, kui sa esimest korda ametisse astusid. Lihtsalt Oslole lihtsalt lõpp teha ja öelda, sellest ei tule midagi välja, eks. Kogu suuna muutmine, lõpuks Liibanonist lahkumine ja Kush-Kaskatifi tunnustamine. Jah, mida ma veel olen kaotanud, kõik tagasitõmbumised. Kush-Kaskatifi tunnustamine toimus koos Sharoniga. Aga kui sa räägid Oslost, siis mida vasakpoolsed, kes on mind kõik need aastad rünnanud ja kõik minu kriitikud, mida nemad mulle vastasid? Et tegelikult ma peatasin Oslo ja alles siis, kui ma Oslo peatada suutsin, vaata siin Petatikva lähedal, oleks pidanud juba olema loodud Palestiina riik. Oslo järgi just sinna see suunduski. Ja ma tõesti panin palju jõupingutusi selle takistamiseks, sest ma nägin seda ohuna riigi eksistentsile. Ma tegin seda poliitiliste manöövritega, tegin seda keerulise diplomaatilise juhtimisega, kõigepealt Clintoni valitsuse ees ja hiljem väga raske valitsuse ees Obama valitsuse 8 aasta jooksul. Selle aja jooksul me kahekordistasime, Me kahekordistasime elanikkonna Juudamaal ja Samaarias Obama aastatel. See on lihtsalt uskumatu. Aga ma pidin tegutsema mitte just lihtsa taktikaga. Sealhulgas, kas sa mäletad, 10-kuuline külmutamine? Kas sa mäletad seda? Jah, ma mõtlen, kas me ei ole kinni vales arusaamas, kuna Kalkilias, Tukarmis, Jeninis on ikka veel nii palju relvajõude. Me oleme siin, tead, see on vaid mõne minuti kaugusel. Rääkimata hulludest relvadest, mis siin sees riigis olemas on. Kindlasti. See on kas 8. või 9. rinne. Kui ma ütlen, et avalike suhete ja propaganda rinne on 8. rinne, siis võid kindlasti selle veel ühe rindena juurde lisada. Ja, sul on õigus. Ning seda tuleb ja saab käsitleda muuhulgas Shin Beti õige kasutamise kaudu, mis on midagi, millest me pole veel suutnud siinset juriidilist nõunikku üle veenda. Shin Beti võimekusi tuleb targalt kasutada ohtude vastu, mis on samuti organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi kombinatsioon. See võtab sunne ära. Kindlasti. Aga mida ma tahan sulle öelda? Kas sa saad kindlalt väita, et sama ei juhtu Jehošo piirkondades hommikul? Me korraldame end nii, nagu see juhtuks. Seetõttu oli täna vägesid ja valmisoleku meeskondi tugevdati täna märkimisväärselt. Me peame kogu aeg sellesse investeerima, näiteks meie patrullide positsioneerimise muutmisse. Memorandum võib saabuda, sa tead, eks? See peaks tulema lõunast Ramoni baasist. Oletame, et see peab jõudma Jenini. See võtab palju aega ja selle aja jooksul võib juhtuda palju asju. Aga täna, kui me neid kahte lähendame,
hoonitseme selle eest, et suudaksime õhust reageerida mõne minutiga. sa tead ju, miks õhutoetus tundideks ei saabunud, eks? Veel mitte ma ei saa sulle öelda, ma ei tea, mis seal juhtus. Ma ei usu, et seal oli tahtlik paha kavatsus. Ma arvan, et see oli teadlik otsus mind mitte üles äratada. Ja ma usun, et see tulenes samast väärarvestusest. Keegi, kes reageeriks üle samamoodi, nagu mina reageerisin riigi ummikule Shalomi torni pärast. See polnud see, eks. Alati öeldakse, kuule, pole vaja paanikat külvata ja nii edasi, ma ütlen, eks. Mida tähendab paanika külvamine? Võtke tarvitusele vajalikud meetmed, et päästa Iisraeli kodanike elu. Ja kui ma vaatan sellele erinevatele meetmetele, mida me oleme võtnud, alates Rafahi sisenemisest, Philadelphia vallutamisest, Sinuari, Deifi, Haniyehi, Piperite kõrvaldamisest, Nasrallahi kõrvaldamisest, selle tohutu 150 000 raketi ja mürsu hävitamine, mille ta on aastakümnete jooksul ehitanud. Ja siis sisenemine Süüriasse, Hermoni hõivamine kuni Jarmukini, Süüria armee relvastuse hävitamine. Ja need 2 tohutut operatsiooni, Elili Orus ja nii edasi. Mitte midagi sellest poleks juhtunud, kui ma oleksin kuulanud neid kogenud inimesi, kes arvavad, et teavad, mida teha. Nad ütlesid, peaminister, lahku nüüd, ära mine Rafahsse, ära mine Philadelphiasse. Esitame seda võiduna. Just nii mulle öeldi, just nii ütles mulle Benny Gantz ja sama ütlesid mulle ka Gad, Eisenkot ja teised. Ja nad lahkusid valitsusest, et me ei jätkaks edasi. Sa kutsud neid niisama tagasi. Sest kuni nad oli valitsuses, järgiti minu poliitikat. aga nad üritasid sinu meetodit ja avaldatud takistada. Aga ma arvan, et võib-olla see võib olla, vaata, sa ei saa takistada inimesi arvamust avaldamast. Kuid laiapõhjalise koalitsiooniga on sul võimalus tegutseda täna nii, et saad vastata nii uutele ohtudele kui ka uutele võimalustele. Sest sellepärast, et ma ei andnud neile järele ja tegin kõik need sammud, mida ma praegu kirjeldan, küsivad nad, mida sa saavutasid? Mida me saavutasime? Me suutsime eemale hoida eksistentsiaalset ohtu tuumapommidega Iisraeli riigi vastu, ohtu tuhandete ja tuhandete ballistiliste rakettidega, mille me tõkestasime. Ostamani paatet. Saime telje kätte, see on endiselt olemas, aga on haavatud, kahjustatud. Kas on midagi, mille puhul, kui sa selle saaksid, ütleksid endale, piisab, aitab küll? Ma puhkan, hoolitsen oma kodu eest, olen perega. Kõik te pinged, me peame kohtuprotsessist vähe rääkima, see on hullumeelne asi. Kas on midagi, mis paneks sind ütlema, okei, nüüd aitab? Ma püüan mõista sinu motivatsiooni lisaks missioonile. Ei, see ei ole midagi muud peale missiooni. Ei. Ma ei alahinda seda. Missioon on eluliselt tähtis. Ilma selleta satud, see on tõsi, jah, hinda seda. Sa vajud sohu koos kannatustega, eriti minu lähedaste jaoks. Muidugi vaata, kõigepealt on Iraani telje jäänused. Teiseks on immigratsioonilained. On uusi jõude, mida peame riigis organiseerima. Ja kolmandaks tehnoloogiline eesrind. Nii nagu ma tegin Iisraelist maailma teise küberjõu, peame olema tehisintellekti eesliinil, sest see määrab meie tulevikku nii julgeoleku, majanduse kui ka sotsiaalses vallas. Lapsed, kes ei saa tehisintellekti alast koolitust, jäävad maha. Ja mina ei ole nõus sellega, et ükski laps Iisraelis, olgu ta juut või mitte, peaks seda kogema. Ma ei lepi sellega. Ma usun siiralt, et kogu minu edusamme on võimalik otse minu arvutisse üle kanda. Aga sa ei jää siia tehisintellekti pärast. Ma püüan aru saada, kas on midagi ei... Sa eksid. Ma arvan, et sa ei saa aru. Miks peaks tehisintellekt auhinna saama? Vaat on selle revolutsiooni. Aga see pole veel kõik. Ma kordan. Kui me oleksime terrorismi kõrvaldanud, oleksime andnud võtmed oma järglasele üle. Kas sa oled mõne nime peale mõelnud? Ei, järglase idee on sinu, miljonite kodanike oma. See ei ole õige, aga sa tunned asjaosalisi, inimesi. Ma ei tea sellist asja, et järglus ei käiks pärimise kaudu. Järglane, jutumärkides. Kas sul on keegi mõttes, keda sa arvad, et võiks sind asendada? Kellegi nimi? Ennekõike otsustab rahvas. On inimesi, kes minu arvates on võimelised seda tegema, ma ütlen sulle. Esiteks on suurepäraseid inimesi, keda publik ei tunne, sest meelelahutuskanalid, nagu neid nimetatakse, ja propaganda püüavad kogu aeg neid pisendada. Isegi meie suured saavutused, mida ma just kirjeldasin, kui see oleks olnud nende kanalite ja neid teenivate poliitikute otsustada, oleks Hamas tänaseni täielikult võimul. Mitte piraates teda 60-70% ulatuses, 60%, 70% tema tahtesteks. Ja me võtaksime vastu Nasrallahi kogu tema jõus. Kes suudab ja kas me võidaksime?
Assad ja me seisaksime silmitsi Iraaniga kogu tema jõuga. kes? Nii et selle kõigega toime tulemiseks on sul tõesti vaja isiklikku võimekust, mida paljudel meie inimestel on ja ma imetlen neid väga, sest ma näen neid alati. ja samuti on vaja veel üht põhilist ja olulist asja. Ja see teine asi on see, et sa ei ole Austria F-35 hävitajatega. sa ei ole Sa ei ole Austria F-35-ga. Sa ei asu Euroopa mandril koos nende väljakutsete ja probleemidega, millega nemad silmitsi seisavad. Aga sa oled rahvas, kellel on 1000-aastane ajalugu, kes on naasnud ja otsustavalt omaenda maal oma suveräänse riigi üles ehitanud ning jätkab võitsengut. Kahjuks on endiselt olemas mitmeid sügavaid vihahoovusi, mille eesmärk on meid hävitada. Ja selle lõplikuks likvideerimiseks pead sa olema suuteline tegutsema autoriteedi ja kindlusega tänasel laial maailmalaval. Sa pead seda tegema. Sa pead suutma tegutseda Ameerika areenil, samuti pead tegutsema maailmalaval, looma uusi liite, arendama suhteid, uusi kontakte, näiteks nii, nagu mina praegu teen Indiaga. Ja just seda ma pean oluliseks ja vajalikuks, et olla Iisraeli peaminister. Aga mina ei ole see, kes otsustab. Tegelikult otsustab avalikkus. see on demokraatia. Ja avalikkus peab lõpuks küsima, kas selline inimene on olemas. Kes tabab homse päeva? sa ei hakka mulle nimesid ütlema, ma saan aru. Ei, muidugi mitte. kui ma mainin nimesid, siis sa ütled, kas sobib või ei sobi. Ma naeratan, mis sa arvad? võime nimetada Jaka Yossi Cohen. Sobib? Jätka. Kas Goffman sobib pärast seda? Jätka, just nii. Aga kas sinu peas on keegi, kellele sa oleksid valmis pärast veel ühte ametiaega riigivõtmed üle andma ja siis rahulikult koju minema? Kas selline inimene on olemas? Jah? Loodan, et selline inimene ilmub välja. Jah, ma arvan, et on, jah. Kas sa valmistad seda inimest ette? Kas sa räägid temaga sellest? Kuidas sa tead, et see on mees, mitte naine? Ei. Sa oled juba kitsendanud valikut. Olgu. Vastus on, jah. Kas see tähendab sinu jaoks veel ühte ametiaega? Ma ei taha aega määrata. Tead, kes otsustab? Kõigepealt otsustab avalikkus. Jah, aga vahe sai väsi ära. Küsi endalt. Vaata, kus me oleme. Toas, ilma stuudiota, see pole nii ametlik vestlus. Ma teen toosti, sest sa ei taha sel kellaajal veini juua. Võta suhkur. Kas sul on veel üks kohting endisega? Kas ma võin oma kuulajatele rääkida? See juhtuks vaevalt. Ta ei tule. Ta kutsuti Valgesse Majja tagasi. Wow. Kas see häirib sind? Tõenäoliselt on see oluline kohtumine Türgile mõeldud F-35 teemal ja Iraani küsimuses. Või arvad, et seda saab telefoni teel lahendada? Miks sa arvad, et see on tüütu? Võib-olla tähendab see hoopis midagi muud. Ma jään vaikseks, et tekitada pingelist õhkkonda. Siin on mõned võimalused. Okei, muide, millal sa sellest teada said? Kas sa teadsid seda juba siis, kui siia tulid? Räägi. De maquiagem. Entendi. Iisraeli peaminister peab suutma tegutseda globaalsel ja rahvusvahelisel tasandil, sest me ei ole väike riik Euroopas. Me oleme väike riik, aga hiiglane, kuid meid ähvardavad tohutud jõud. See on selge. Ja sa pead suutma seal tegutseda. Tõesti pole hetke, kus sa ütled, kas sa ei ütle kunagi, ma olen sellest väsinud, ma olen kurnatud. Muide, me pole kohtuprotsessist rääkinud, varsti räägime sellest natuke. Loodan, et sul on veel mõned minutid aega. Jah, aga vaata, mina olen pühendanud oma elu Iisraeli eksistentsi tagamisele ja mitte töö lõpetamisele. See on selge. Aga minu silmis on ikka veel asju, mida ma tahan ellu viia. Ja see on meie iseseisev relvastuse võimekus. See on väga oluline, sest sul on selge, et me jääme püsima seni, kuni suudame tõrjuda uusi vaenlasi, kes tekivad, ja võib-olla ka vanu, kes proovivad uuesti. See on esimene tingimus, jah. Kuidas öeldakse? Igavesti, igavikust. Ja sa elad mõõgast. Kui sa hoiad seda kindlalt ja teravana, ei pea sa seda nii tihti kasutama, kui arvad. Aga kui sa paned selle tuppe ja see roostetab, lootes, et inimesed võtavad meid omaks, sest me oleme toredad, ega ole kellelegi midagi halba teinud. See ei toimi. Keegi ei arva, et sa oled austusväärne. Keegi ei arva, et sa pole tohutut kahju põhjustanud juba ainuüksi sellega, et me siin hingame ja istume nende viljapuuaedade lähedal, kus mu ema sündis. Rohkem kui 100 aastat tagasi, mitte kaugel siit,
mitte kaugel siit, lähedal, vaid mõnisada meetrit siit. mina nii ei arva. ma arvan, et kui sa oled tugev, võimas, kui sul on nii vaimujõudu kui ka sõjalist jõudu ja majanduslikku võimu, siis tagame endale siin tulevikku. ma ei usu, et olen oma plaanid juba ammendanud, sest mul on veel mõned peamised suunad, mis tuleb ellu viia. aga lõpuks, kes teeb lõpliku otsuse? Kogu austusega ei ole mina. Need on Iisraeli kodanikud. Ja see häirib väga mõnda inimesteks. Sa tead küll, sind valitakse. Ja need, keda see väga häirib, ütlevad, et sind valitakse uuesti ja uuesti ja uuesti. Siis öeldakse, sind valiti, aga meie otsustame. Kes meist on rahvas? See on bürokraatide valitsus. Meie otsustame, mis on avalikkusele hea. Vaikuse maitse. Sina oled lihtsalt peaminister. Meie ütleme sulle, keda sa võid ametisse nimetada, milliseid otsuseid sa võid teha või mitte teha ja millised seadused me teile vastu võtame või vastu ei võta. ja seda 68 mandaadiga. Õige, aga see nüüd... mis võib järgmisel korral muutuda? Ma ütlen sulle, mis muutus. Kas sa tead, mis muutus? Ma ütlen sulle, mis muutus. Kui ma oleksin seda sulle öelnud 10 aastat tagasi, isegi 5 aastat tagasi, siis paljud inimesed ei oleks aru saanud, millest ma räägin. Mis on muutunud, on see, et täna väga paljud, minu arvates selge enamus rahvast, saab aru, et selleks, et oleks demokraatia. peab olema demokraatia. Nad räägivad looja kalduvusest. Kuidas see juhtus? See juhtus järk-järgult. Kas sa olid kogu aeg seal? Jah? Sa nägid seda, eks? Ehk siis reaalajas sa märkad, et toimus muutus. Ma ei näinud seda nii selgelt. Ma pakkusin. Ei? Ma olin hõivatud, ma olin peamiselt hõivatud Ameerika valitsuste survega, et meid tagasi tuua siia Petatikva piiridele. Petatikva on juba Kfar Saba. Ma pidin sellele vastu seisma, olgu. Ma olin hõivatud meie majanduse ulatuslike reformidega, et sa näeksid kogu seda ehitust, kõiki neid meistreid ja kogu seda arengut ja ettevõtlikkust. Ma pidin Iisraeli majandust muutma. Meil oli majandus, võib öelda peaaegu sotsialistlik ja me pidime selle muutma vabaturumajanduseks. Ma olin hõivatud gaasi merest välja pumpamisega ja selleks pidin ma ka kohtusse minema. Seetõttu tegimegi suurel määral tohutuid revolutsioone. Kus sa olid, kui öeldi, et loodud olend ületas oma looja ja mäng oli manipuleeritud? Võib-olla ma ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu. Ma ei ütle kunagi, et kõik, mida me tegime, oli täiuslik. See polnud täiuslik, aga ma ei usu, et riik eksisteeriks, kui poleks neid asju, mida me tegelikult tegime. Ehk siis, kui ma poleks enne kõike muud majandust muutnud. See võimaldas meil relvastuda sellisele tasemele, nagu me täna oleme relvastatud. Kas sa arvad, et kui meil oleks endiselt selline majandus nagu 3. maailma riigil? Ma mäletan, kui ma alustasin, siis oli SKT inimese kohta, meie sisemajanduse kogutoodang inimese kohta, kui ma ei eksi, $17,000. Täna on see $65,000–67,000. Ja see juhtus tänu tohututele reformidele, mida me siin tegime. Esimese tegin kohe, kui sain peaministriks esimest korda. See oli välisvaluuta vabastamine. Kui sa tahtsid riigist lahkuda, pidid sa kannatama ksenaavi käes. Koos mõne Iisraeli panga ametnikuga, kes pidi heaks kiitma mõne $1000 väljavõtmise. Ja kui sa tagasi tulid, pidid raha tagasi andma. Mis asi see on? Tänaval musta turu rahavaetaja. Kas sa arvad, et Iisraeli riik saaks niimoodi eksisteerida? See ei saaks eksisteerida. Nii et oli palju asju, mida ma pidasin hädavajalikuks. Ja kui ma arvasin, et need on hädavajalikud, pühendusin ma neile. Aga oli mõned asjad, mida me kindlasti ei teinud. Ja see bürokraatide valitsuse haigus ei kahjusta ainult meid. See mõjutab kogu läänemaailma. Ja meie seas on see eriti tõsine. Aga täna ma ütleksin, et täna mõistavad kõik seda selgelt. Igatahes arvan ma, et see on osa sellest laiemast üksmeelest, mille abil usun, et saame olukorda muuta ja parandada. Mitte äärmuslikul viisil. Nii et Ma ütlen sulle, kuidas ma teeksin. kohtureformi küsimuses rääkisime reformist. Jah, ma arvan, et on võimalik saavutada parandust. Kohandused ilma vajaduseta 3. maailmasõja järele, sest kui on olemas lai rinne ja on asju, milles ollakse ühel meelel, saab edasi liikuda. Arif Levin on tõestanud, et ta on õige mees. Öeldakse, et iraanlased loevad iga trepiastet. Sama kehtib ka selle reformi kohta. Luulad trepiastmeid? jah. Kas sa mäletad, kes mulle seda ütles? Võib-olla mina. Muidugi ei saavutatud kõike, mida tal mõttes oli ja mida ta kavatses.
kõik saavad sellest aru ja isegi mitte enamus. Võib-olla ainult väike osa. Ma tean, et nüüd on tal õnnestunud nimetada 10 kohtunikke madalamatele tasanditele ja kõik viitab sellele, et see õnnestus. Võib-olla pole ta oma iseloomu tõttu sellele ametikohale sobiv, sest ta tundub vähe autoritaarne. Ah vii. Ma imetlen teda väga. Nii et see polegi nii tähtis. Mitte kõik asjad, ma tunnen, mitte kõik õnnestub. Sinu valitsuses oleks tema järgmine justiitsminister. Ma ei jaga ametikohti. Kuidagi nad laulavad, tead miks? Miks? Sest mulle ei meeldi enne karu nahka jagada, kui karu on kütitud. Ma pean kõigepealt valituks osutuma ja ma ütlen, ma kandideerin. Muide, mina jooksen, tema kõnnib. See polegi tähtis. Ta kõnnib päris palju sellel trenasööril, jah. Kõndimisseade sõltub samuti kaldenurgast, see on sarnane. Ma kõnnin, ma jooksen, ma kandideerin nendel valimistel. Kui Jumal tahab ja kui Iisraeli kodanikud otsustavad mulle anda. Au ja vastutuse jätkata riigi juhtimist nendes kriitilistes küsimustes, mis meie ees seisavad, siis teen seda hea meelega. Kas su motivatsioon on sama, mis 96. aastal? See on sama asi, mida sa küsid. Kas sul on sama entusiasm? Veelgi enam. Ma tean rohkem. Ma tean ka. Ma tean paremini, millised on ohud ja ma tean ka paremini, millised on võimalused. Sa küsisid üllatunud, mida siis tehisintellekt mulle ütleb? Kas see on põhjus mitte? Ei, seda on võttesingi. Lase, ma räägin sulle. Ei, see ei ole ju pilet, millele see põhineb, eks? Ei, see ei ole ainus asi, see on üks põhilisi asju. Ja lihtsalt sellest aru saada, ainult see komponent, jah. Me oleme sellises olukorras, eks, näed. Jah, tehisintellekti sisenemise tempo meie ellu on praegu järk-järguline. See kasvab igal aastal niimoodi, aga varsti muutub see geomeetriliseks. See tähendab, et see tõuseb lakke. Kas sa kasutad seda? Jah, muidugi. Igapäevaselt? Vähe, aga mitte ainult mina. Kaitsesüsteem teeb seda palju rohkem, kui sa arvad. Tööstus teeb seda juba. Tehased, mis siin sinu ümber on, need, mis ei kasuta tehisintellekti, jäävad maha. Mina, meeskond istub. Kas nad teevad seda? Kui nad ehitavad hooneid, teevad nad seda, jah. Kui nad planeerivad. Ma projekteerisin kõik, mida sa siin näed, kasutades tehisintellekti. Näiteks. Ma ei taha, et oleks perekondi, kelle lastel pole sellele ligipääsu ja kes seetõttu kaotavad võimaluse olla osa, ma tahtsin öelda tulevikust, olla osa olevikust. See on juba tegelikult olevikus. Seetõttu on minu arvates see midagi suurt nii sotsiaalsest kui ka majanduslikust ja ka julgeoleku seisukohast ning ma näen olukorda, kus me võime olla üks maailma suurriik tehisintellekti vallas, täpselt nagu ma nägin seda küberjulgeoleku valdkonnas. Inimesed naersid. Ma mäletan, et nad pilkasid mind, kui ma ütlesin, et meist saab küberjulgeoleku suurriik. Ma mäletan, et Knessetis pilkati mind. Virtuaalne peaminister, millest ta räägib? Ja nii edasi. Ma arvan, et täna saavad inimesed natuke paremini aru, et meil on siin tõesti tohutud võimalused, kuid meil on ka väljakutseid. Me elame üldsegi mitte lihtsas keskkonnas, üldsegi mitte lihtsas. Ja see, mida me nende 3 aasta jooksul suutsime teha, oli muuta jõudude tasakaalu. Täna oleme väga tugevad. Meie vastased on haavatud, viga saanud. Nende võim on väga palju, tõesti väga palju vähenenud. Haavatud loom on kõige ohtlikum. Õige, sellistel juhtudel on hea, kui on julgeolekutsoonid. Kas tead, kus OTF ASA täna asub? Ma tean, kus Exit on, ta on teel Washingtoni. Sellele ma mõtlen, sest sa viskasid siia kondi. Võib-olla pean olema otsustavam ja vaatama, kas ta uuendab turvatuba. See ongi põhimõtteliselt see, mida sa ütled. Miks seda uuendada? Ta peaks kogu aeg korras olema. Sain aru? Kogu selle aja jooksul. Aga pane tähele ühte asja. Täna asub OTF ASA piirkond praegu Gaza sees ja OTF Liibanoni territoorium on Liibanoni sees. Rääkis täielikust võidust, seda ta ütleski. See on palju suurem võit. Hamasest lahti saada, aga patriotas sa ütlesid vastupidist, eitades täielikku võitu. Ma püüan lepitada, tahtsin öelda, et ajalugu tegelikult ei anna sulle kedagi sinu võimu alla ega sinu nõudmist ja nad ei loobu oma mõõkadest nii kiiresti. See juhtub siis, kui Messias saabub, aga nagu ma alati ütlen, Messias ei tule järgmisel neljapäeval. Jah, meil on midagi, mida tuleb alati teha. Teritada oma mõõku ja pakkuda rahu neile, kes tahavad meiega koos elada. Me ei hävitanud Hamassi, aga oleme palju edasi liikunud. Tegime lubatu võidu nimel. Vaata, me ütlesime, esiteks, me hävitame Hamassi sõjalise võimekuse, tegime seda väga jõuliselt. Me ütlesime, et Gaza ei kujuta enam Iisraelile ohtu ja tõesti, ta ei kujuta enam ohtu. Kuidas ma seda tean?
sest Iisraeli kodanikud näitavad seda oma tegudega. täna on Gaza ümbruse piirkonnad, Gazale lähedased regioonid, riigi kiireima kasvuga alad. Seal on tohutu nõudlus. Inimesed saavad sellest aru ja täna ehitan sinna lähedale veel ühe lennujaama. aga sa tahad kõrvaldada need 30% Hamasi liikmetest, kes veel alles on? Ma tahan, et Hamas lammutatakse ja unustatakse. Ma tahan võimaldada Gaza elanikel, kes soovivad elada kusagil mujal, seda õigust tasutada. kas see on ikka veel päevakorras? Sa ütled, et nad töötavad väljarände kallal ja jätkavad sellega. Muidugi, jah, muidugi. Võib-olla oleks olnud Trumpi, kas Al-Itai maa-alune baas, see Hezbollah post, oleks juba õhku lastud? Sellel pole Trumpiga mingit pistmist. Ei? See kaalutlus on olemas, aga see pole peamine. Peamine on midagi muud. Taktikaline küsimus, aga vaata, mida me teeme. See plahvatab, vabandust, et ma peale käisin. See saab ühel või teisel viisil läbi. See saab läbi. Kõige olulisem on mõista, et on olemas Altairi mäeahelik, mis asub meie turvatsooni ääres. See on põhimõtteliselt lisand, mille me võtsime algsest turvatsoonist, kuid see jääb turvatsooni sisse, mis on 8-10 kilomeetrit laiune riba kogu meie piiri ulatuses, mis eraldab Hezbollah vaenulikud jõud meie kogukondadest ja me likvideerime kogu terrori infrastruktuuri. Tead olid külad, mis olid terrorikülad. Kogu piiri ulatuses olid terroritunnelid. Ma mäletan, et meile öeldi, Kadi Aisen ütles, oli 7 tunnelit, me kõrvaldasime neid pole enam. Vabandust, ei. Neid on palju rohkem. Ja me lihtsalt lammutame neid ükshaaval kaasa arvatud terved maa-alused kompleksid ja muidugi ka midagi maapinnaga. Sellepärast tõime siia teatud taseme turvalisust muudatuse, mida varem ei olnud. Muide, selles piirkonnas ei ela inimesi. Seega on siin toimunud põhimõtteline muutus. Kas elanikkond ei tule ka tagasi? Ei, seni kuni on oht, kaitseme seda kohta. Hummuste söömine Beirutis on midagi, mida me võime kaaluda. Mitte, et ma oleksin, tead küll, ma ei ela mingis fantaasiamaailmas ega midagi sellist. Aga see on midagi, mis sinu jaoks on mõistik, sest kehtib raamkokkulepe, eks? Jah, nagu öeldakse, see on visioon, kuid siiski tuleb lahendada olukord Hezbollahka ja muide, ma olin Beirutis, kui olin veel noor sõdur, osaledes sõjalises rünnakus Beiruti lennujaamale. Tol korral lasime õhku mõned lennukid, sest liibanonlased lubasid Fatahi organisatsioonil oma territooriumilt vabalt tegutseda. Ma ei jõudnud tol ajal seal hummust süüa, kuid kindlasti tegime selle operatsiooniga suure lõkke. Ja sellest ajast peale on Liibanon alati olnud hea riik. Ilus, muide, sõbrad, see polnud ainus kord, kui ma Liibanonis olin. Aga ma olin seal töötamas sõdurina. Ma arvasin, et mul oli siin midagi. Ma ütlesin, et võib-olla saame midagi kätte, ma läksin. Lõuna-Liibanoni 2 korda. Palju hiljutissemad. Aga olen olnud Liibanonis mitmel korral, ühel või teisel viisil. Ja ma võin sulle öelda, see on ilus liik, head inimesed. Ja nemad lihtsalt sellepärast, et nad asuvad Iisraeli riigi lähedal jõudude poolt, kes tahavad meid hävitada. Kõigepealt võttis PLO selle üle kontrolli ja siis, kui me lõpuks PLO välja ajasime, tulid Hamas ja Hezbollah. Jah, tegelikult Iraan. Jah. Ja me pidime neid ründama ja eemale tõrjuma, jah. Aga kui me suudame Hezbollahka hakkama saada, siis on sul Liibanoniga rahu. Ja see saab olema imeline rahu. Seni ütleme, et peame seda turvatsooni hoidma. Ja mitte ainult seal, sama kehtib ka Gaza kohta, et vältida ohtu. Kui sa oleksid mulle öelnud, et ma räägin 7. oktoobri võidust ja ma kirjeldaksin sulle kõike, mida me täna saavutasime, siis sa ütleksid, ära jama. See pole võimalik. Mis oleks juhtunud? Mitte midagi. Ja siis, nii et kõik, kes olid valmis leppima mitte millegagi, jah, nepida nulliga, turvatsoonist täielikult lahkuda, mitte minna Liibanoni, mitte minna Süüriasse, mitte rünnata Iraani. Kõik need, kes neid asju ütlesid, tulevad täna meie juurde ja ütlevad, aga te ei saanud 100%, saite ainult 90%. Suur tänu, ärge tulge meile moraali lugema. Me saavutasime asju, mida me ei oleks kunagi arvanud, et Iisraeli riik suudab saavutada ja me tegime seda sellepärast, et ma ei kuulanud teid. Ma ei kuulanud kõiki kommentaatoreid kanalites. Ma ei kuulanud taad. Mõned meie komandarid, kes õnneks minu rõõmuks on juba välja vahetatud ja nüüd on õhkkond täiesti teistsugune. Ma ei kuulanud oma koalitsioonikaaslasi, sealhulgas Benny Gantsiti ja Kadi Eisenkotti, kes lahkusid, sest ütlesid, te ei lõpeta sõda õigel ajal.
aga rohkem meie vahel, eks. Meil on siin väga avatud ja üsna üksikasjalik vestlus. Hezbollal oli telk sinisel joonel. Hamas, me nägime aastaid, mida nad teevad. Me pettusime end, ütlesime, et Hamas on heidutatud. Hiljem saime aru, mis juhtus ja kõik muu. Kus sina? Isegi endal ütled, ma oleksin võinud seal teisiti käituda. ma mõtlesin käituda teisiti. Kõigepealt Iraani kohta. Miks sa lähed Hamasi kallale? Mine Iraani kallale. Jah, tahtsin neid rünnata mitu korda. ja ma ei taha öelda, et toimus kindralite mäss, aga nagu öeldakse, süsteem ei aktsepteerinud seda. Kas sa arvasid, et ma liiandan? Ohus, mida ma näen Iraani. Sa räägid aastatest 2000 ja 2012, Tagan, Barak, Ashkenazi ja kõigest, mis seal juhtus, eks. Esiteks tollane Mossadi juht, ta ei olnud ainus. Aga seal keskel ta takistas seda nii, nagu see ameeriklastele lekkis. Ehk siis tõesti oli seal... See ei lekkinud, ta rääkis nendega sellest. Millal sa sellest teada said? Hiljem, alles hiljem. Aga kui operatsiooni läbiviimise hetkel sa ei saa, mida sa siis tead? Kui see ilmub rahvusvahelises meedias võimalusena, et Iisrael kaalub Fordali asukoha ründamist, on selge, et see kaob pildilt, see on ilmne. See oli tõesti siht kõrvaldamine. Vaata, mida ma tahan öelda, on see, et suurim piirang, mida ma tundsin nii minu plaanides Iraani suhtes kui ka võimalustes Hamasi suhtes Gazas. See ei olnud vale hinnangud, mida ma sain, et Hamas oli heidutatud ja nii edasi, vaid hoopis see, et rahva seas puudus üksmeel. Mitte ainult meie julgeolekusüsteemides, julgeolekuorganites, vaid ka rahva seas sellise ulatusliku tegevuse jaoks, nagu me siin tegime. Ja sama kehtib ka sõja kohta Iraaniga. Sellist üksmeelt polnud ei rahvusvaheliselt ega riigisiseselt. Ja seetõttu ei ole me diktatuurijuhid. Ma juhin demokraatlikku riiki, sa pead arvestama oma võimega avalikkust kaasa haarata. Ja samuti julgeolekujuhtkond sinna, kuhu sa soovid. Need olid küsimused, mis olid seotud rünnakuga Iraani vastu. Isegi sissetungi operatsioon nende tuumarajatistesse. See ei olnud võimalik, sest selleks puudus konsensus. Samuti puudus konsensus massiivseks sissetungi operatsiooniks, nagu me tegime Gazas, ja ilma selleta ei saa tegutseda. Seetõttu muutus see kõik korraga 7. oktoobril. Mis juhtus 7. oktoobril? Kõik Iisraeli kodanikud, isegi skeptikud, isegi need, kes, ma tean, tõid Gaza palestiinlasi meie haiglatesse lootuses, et see aitab vihast üle saada. Jah, kõik said aru. Peaaegu kõik said lõpuks aru, et nad olid selles suhtumises väga eksinud. Ja et nüüd pole meil muud valikut, kui tegutseda väga jõuliselt selle kohutava nuhtluse, selle ohtliku fanatismi vastu, mis tahab meid täielikult hävitada. Ja asegi, kui me ei hävita neid täielikult, peame me nende kombitsad ja võime meid kahjustada ära lõikama. Ja just seda me tegime. Me tegime seda ühel viisil, see on imeline. Ja ma ütlen, et see on imeline, sest see tuleb enne kõike rahvalt endalt. Kõike, mida ma juhtisin, poleks saanud teha ilma rahva toetuseta ja võitlejateta, keda ma lahinguväljal kohtasin, nii sõdurite kui ka komandöridena. Ma nägin midagi täiesti teistsugust võrreldes demoraliseerimise tööstusega, mis jätkub siiani. Ma nägin inimesi ütlemas, peaminister, ära anna alla, liigu edasi, valluta territoorium, ära karda, me oleme sinuga ja nii edasi. Ja ma nägin seda paljudest ühiskonnakihtidest. Praegu ei ole sellest peavoolu telekanalites mingit jälge, välja arvatud kanal 14, sellest ei ole mingit jälge. Esiteks, meil ei ole saavutusi. Me ei ole midagi vallutanud. Ka kanal 15. Nad ütlevad seda, jah. Ka kanal 15. See on tõsi. Muide, sa loodad, et nad ei võida, sest kui nad võidavad, pannakse ka sind kinni ja suletakse ka kanal 14 ja veel pannakse vangi. Kas sa tõesti arvad, et need kampaania loosungid saavad tegelikkuseks? Kindlasti, tõesti või? Muidugi, nii räägitakse. Mis on demokraatia? Sõnavabadus. Sõnavabadus neile, kes väljendavad meie arvamusi, vasakpoolsete, parempoolsete omi. See on õhutamine. Iga kord, kui avaldatakse arvamusi, mis on nende vastu, nimetavad nad seda õhutamiseks. See ei ole see, mida ma tahan teha. Ma ei taha siin midagi kinni panna. Ega 12, ega 11 ja nii edasi, ja samuti mitte 13. Nad saavad turul väga hästi hakkama, mul ei ole sellega mingit probleemi. Aga ühte asja nad ei tee, nad ei pane meid vaikima, sest ma usun mitmekesisusse ja arvan, et selles kuuled nii üht kui teist arvamust. Kas sa tarvid meediat või saad kogu info Topasilt? Ja...
juba kell 1 öösel. kell 1 öösel, nüüd on see siis võistlus. Võistlus jalgpalli maailmameistrivõistluste ja uudiste vahel. kas sa saad oma uudised rohkem sotsiaalmeediast või vaatad sa neid üsna piiratud mahus? piiratud. ei, ma saan aruandeid oma inimestelt, aga mul ei ole võimalust kogu aeg kanaleid vahetada. Mul lihtsalt ei ole seda võimalust, lihtsalt ei ole. Kas telefon äratas sind üles? ma arvan, et seal on ka number. Ma hoian teda nii kaugel kui võimalik. täpselt keskel. ei, kui sa tahad. Võib-olla sa ei saanud sellest aru, aga teil pole enam privaatsust. Nüüd selle sinu telefoniga. Sul ei ole privaatsust. muidugi. Sest kui keegi tahab sinu kohta midagi teada saada, siis nad saavad selle teada. ja nad on seda juba ka teinud. Muide, nad tegid seda ka. kohtuprotsessil sai selgeks, et nad kasutasid lihtsalt Pegasust, mis võib-olla on maailma kõige arenenum nuhkvara-tarkvara, rakendasid seda peaaegu kõigi minu ümber olevate inimeste suhtes ja püüdsid neid täielikult paljastada nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. kas sa usud, et võidad? Ruut Räbison ütleb, õiglust ei tule. Kohtunikud on juba palunud altkäemaksu süüdistus eemaldada ja me näeme, kuhu see kõik viib. Ma arvan küll, sest see kohtuprotsess lagunes koost, kõik saavad sellest aru. Nad mõistavad, et see oli nõiajaht ja see ei põhine faktidel. Idiootsused. Tead, nad räägivad altkäemaksust. Kas sa tead, mis see altkäemaks on? Mis sa arvad, mis on altkäemaks? Kas need on rahaga ümbrikud? Ei. Altkäemaks on väidetavalt see, et ma andsin kellelegi regulatiivseid soodustusi ja mida ta mulle selle eest vastu andis. Ajakirjandus. Positiivne kajastus valla veebilehel. Ja ajakirjandus. Ajakirjandus, mitte ainult see. Alguses nad tulid ja ütlesid, ma olen saidi üle kontrolli võtnud. Noh, see sai väga kiiresti selgeks. Mitte ainult ei võtnud ma saidi üle kontrolli, vaid see sait pakub ka kohutavat ajakirjandust. See tähendab väga halba ajakirjandust. Nii et altkäemaksu süüdistus lükati tagasi ja otsused tehti vastutavate spetsialistide poolt. See tõestati kohtus. Seega ei olnud mingit altkäemaksu. Mis siis neile alles jäi? Nad ütlesid, noh, tead, lõpuks Netanyahu astub tagasi. Lõpuks teeb ta kohtuliku kokkuleppe, sest kõik teevad nii. Mina ei teinud. sa ei kaarunud seda isegi. Ma kuulsin seda korra ja otsustasin, et ei. Ja ütlesin, et kui mina ei, siis on väga palju, väga palju kõike, mis juhtus. Sa tead, mis sel aastal juhtus? Ei. muidugi sa tead. See on päris dramaatiline. Mis seal on? Sa tead, et see nõuab üsna palju seda, mida tavaliselt nimetatakse tähelepanu jagamiseks. Nii et tähelepanu jagamine minu kogemuse põhjaleks. Arvan, et nad ütlevad, et mul on see. Aga ma ütlen sulle, mis mul tegelikult on. See ei ole tähelepanu jagamine selles mõttes, et ma mõtlen kõigile asjadele korraga, vaid pigem nii, et kui ma hakkan ümbrikuga tegelema, võtan telefoni sekretärile helistamiseks ja siis tuleb sisse kaitseminister, staabiülem või kes iganes. Sel hetkel ma ei mõtle kohtuprotsessile, mille juurde ma varsti tagasi tulen. Ma mõtlen sellele. Ogu? Ma mõtlen sellele ja olen sellele keskendunud, eks nendele küsimustele. Ja siis, kui ma naasen kohtuprotsessi juurde, lülitun ümber ja tulen sinna tagasi. Ja ma arvan, et see on omadus, mis... Ma arvan, et sain selle kodust kaasa. See ei tähenda, et sa mõtled 10 asjale korraga. Sa mõtled, sa saad liikuda ühelt asjalt teisele maksimaalse keskendumisega ja just seda ma üritan teha, sest muidu ma ebaõnnestun oma ülesandes. Kas sul on raskusi kohustustega? Muidugi, alati. Mida? Kuidas sa siis seletad Al-Sheikhi, Galante, Pougi ja kõiki neid turvaeksperte, keda sa kuulad, nende seisukohti, kontseptsiooni, Pardot ja Joram Coheni? Miks nad kõik võtavad Bibi vastase positsiooni? Mis seal teel toimub? Siin on palju inimesi. Esiteks on nad väga suure surve all. Tead, nad on väga suure surve all. Ütleme ka, et tavaliselt oli süsteem suletud. See tähendab, et tuli nimetada inimesi, kes tulid süsteemi seest. Kedagi väljast poolt tuua tähendas pidada suurt võitlust. Aga selle võitluse jaoks jõudsin ma selleni, mida sa ütlesid, et mõnikord on vaja tuua inimesi süsteemist väljast poolt. Ta rääkis naljakal moel selle vene aktsendiga, tead küll. Teised lapsed pilkasid teda. Mõnikord juhtub seda lastega. Mis ta siis tegi? Temast sai asemeister, Iisraeli boksi teine number. Jah, pole paha. Ja ta jooksis 7. oktoobril tule poole ja sai kõvasti kõrvetada. Selle mehe eest pidin ma võitlema, et ta Mossadi saada, erakordsete oskustega. Ta murdis ka klaaslae nõukogude immigrantide jaoks, kaasa arvatud poliitikud.
ta on juba kohanenud. Muide, selle aja jooksul, kas sa tunned, et ma usun, et ta teeb suurepärast tööd. kas sa võid seda öelda? Erakordne. On veidi vara, aga ma näen seda. kas ütleksid seda Siine kohta praegu? Ja ta tuleb. See on raske, sest nii see ongi. Sa üritad muuta organisatsiooni kultuuri, aga selleks tulevad uued inimesed. Ma arvan, et võib-olla üks asi, millele ma alati mõtlen, kui ma pensionile jään, tead küll see pilt, ma panen selle pildi raami sisse. või annavad alla või lihtsalt tekib see, mida nimetatakse grupi mõtlemiseks. Tead, on grupp, olla osa grupist tähendab, et grupp mõtleb teatud viisil ja sa pead seda raputama, seda ma tegingi, kui siia tulin. kas sind ei üllata, et oled rohkem argaman? Ja Cohen. Ja see on tõesti erinev, tõesti. Muide, sa mainisid Joram Coheni. Joram Cohen ütles paar päeva tagasi midagi väga olulist. Kas tead, mida ta ütles? Mida ta ütles? Ta ütles, et me moodustame valitsuse toetusega. Araabia parteide toetusel. Nüüd, mida see tähendab, mis on tegelikult tõeline valik? Nendel valimistel on tõeline valik laiapõhjalise rahvusliku valitsuse vahel, minu juhtimisel või vasakpoolse valitsuse vahel, mida juhib Eisenkot, mis hõlmab Golani, Jair Golani hõlmab Jair Lapidi ja toetub täielikult Araabia parteidele. Huvitav, et sa ei mainin Kantsi. Ma ei tea, kus ta saab olema, ma ei tea. Kõigepealt vaatame, kas ta pääseb edasi. Sinu arvates, kuhu tema süda kaldub? Ma ei tea, ma ei taha tema eest rääkida. Mida sa arvad Ofer Winterist? Oferil on palju teeneid, aga kas sa tahad, et me alustaksime nüüd? Märgistan Toto tahvlile. Ta ei ole lihtsalt veel üks. Kuule, kui ma oleksin sina, prooviksin teda broneerida. Ma mõtlen, kas sa oled proovinud? Nagu öeldakse, kuulasin su ettepaneku hoolikalt ära ja kaalusin seda põhjalikult. Ma arvan, et nimekiri on suurepärane, aga usun, et seda saab veelgi tugevamaks muuta. Seal on inimesi, kes kannatavad palju ebaõigluse all. Nad pühenduvad tõesti tõsiselt. Kõigis oma ministeeriumides teevad nad suuri asju, toovad palju ressursse nii põhja või lõunasse, nii reservväelastele kui ka reservväelaste abikaasadele. Aga on ka palju neid, kellest võiksime loobuda ja ma ei nimeta nimesid, et kedagi mitte solvata. Ütleme nii, et meil on üks asi, mida teistel parteidel ei ole ja see asi on see, et meil on suur valijaskond. Ning ma arvan, et siin on avalikkuse tarkus päris hea. Aga see ei tähenda, et ei võiks lisada ja mitmekesistada ja just seda ma ei taha. Teha. Tõesti oli mõte luua partei. Tegelikult mitte. Ei olnud? Ei. Sest nad ütlevad, et Netanyahu on see bränd, tead. Vaata, ma hindan oma sõpru väga kõrgelt, palju rohkem kui sa ette kujutad, sest ma tõesti näen nende pühendumust. Kahjuks alahindavad kõik seda tänapäeval, sest see on moes, tead. See on räägune mood kanalites, aga tõesti nad on väga pühendunud. Nad teevad ka otsuseid minu arvates kabinetis, kus me kõik otsused teeme. Kõiki neid otsuseid juhin mina. Mõnikord kõigi vastu või enamiku julgeolekuasutuste vastu. Nemad toetasid mind. See on väga suur muutus. Ja muide ühte asja ütlen ma sulle tõesti, eks. Nendel koosolekutel nõuan ma tõesti armee juhtidelt ja asutuste juhtidelt, Mossadilt, Shin Betilt, mõnikord ka Aatomienergia komisjoni liikmetelt. Ma tõesti küsin. Ma nõuan, et seda kuulatakse ja inimesed, kes sellest teavad, ütlevad, et tuleb kannatust varuda ja nii edasi. Jah, see ei ole kannatikuse küsimus. Suur aitäh, tõesti. Ma pean oluliseks kuulata iga inimest. Ja ma ei teeskle lihtsalt, et kuulan. Olgu, ma tõesti kuulan ja ei tule juba ettekujundatud arvamusega. Kas sul on juba ettekujundatud arvamus? Sageli tulen ma juba ettekujundatud arvamusega ja mõnikord mitte. Ja isegi kui mul on arvamus juba olemas, võib-olla kuulen ma midagi, mida ma varem ei olnud kuulnud. Ja minu jaoks samuti. Ma pingutan väga palju, sellepärast see teenistus olemas ongi. Ta on iranlane. Ja see on puhas tõde. Siis admin ei saanud hakkama telefoni, uuenduste ja X-iga. Aga see on sinu kohustus. Sa tuled riiki juhtima. Anna võtmetähtsusega inimestele võimalus. Võta nende jaoks aega. Lase neil oma arvamust avaldada. Sa võid selle kõrvale heita. Võid seda arvesse võtta. Aga kui sa neid ei kuula, siis ei kuulata ka sind. See on see, mida ma teen. Ja kõik kinnitavad, et tõenäoliselt teen seda rohkem kui minu eelkäijad. Olgu. Ja ma arvan, et üldiselt me teeme otsuseid, aga ma tahan, et sa teaksid, et armee, isegi kui nad ei olnud nõus, et Iisraeli kaitsevägi, isegi kui nad ei olnud nõus, täitsid nad lõpuks korrandused. Ja nad täitsid neid parimal võimalikul viisil, loomulikult. Sama kehtib Mossadi kohta ja sama ka Shin Beti kohta. Õige.
mind survestatakse. ma võiksin sinuga tundide kaupa rääkida, see on väga meeldiv, mul on hea meel, et sa tulid. ka mina tunnen end väga õnnelikuna, kui vaatan enda ümber ja märkan inimeste lahkumist riigist ning on ülioluline tagada, et see jätkuks ja oleks täielikult kindlustatud. See ei ole lihtne ülesanne. see ei ole lihtne ülesanne. no é uma tarefa sim. Eriti kuna me oleme rahvusvahelises olukorras, mis on alati väljakutsuv. Ja on vaja osata selles navigeerida sama osavalt, nagu ma õppisin öisel navigeerimisel orienteeruma. Mitte väga kaugel siit, seal mägedes. Mägedes, mis asuvad Petadiko idaküljel. kas sa oled heas vormis? Jah, üsna heas vormis, jah. jah, ja nüüd lähme jooksma, kilomeetri. See pole ainult jooksmiseks. Sa tead, ma ütlesin sulle, et tegin täieliku koormustesti ja olin oma vanusegrupi tipus. tegid koormustesti? Jah, mõned kuud tagasi. kas sulle meeldivad spordialad või mitte? Kas sa teed seda sellepärast, et Topas ütles, et see näeb kaamera ees hea välja? Ei. Ei, ta ei ole seal. Ta ei saa seal olla. lihtsalt filmi. Ta ei ärka niikuinii nii vara üles, aga ei, tegelikult mulle see meeldib. tõesti, kas sa teed seda iga päev? Ei, umbes 4 korda nädalas ja sellest piisab. mis? Sa teed seda hinge jaoks. Võtta, sa jätad kõik muu kõrvale. Võidab hing. 100%, jah, ma saan aru. See on peamiselt tervise pärast, aga mis veel? Nagu mis veel, mida sa veel teed, mida ma ei tea? Või mis ei ole heaolu jaoks? Või sa ütled mulle, ma olen alati tööl. Mina... Ei, mitte mingil juhul. Ma loen raamatuid. Seda ma tean. Väga palju. Ja asi pole ainult kaanteseks. Kas ma loen raamatuid? Miks sa seda ütlesid? Kas sa oled kuulnud, et ma kirjandustunnis ei armastanud lugeda? Keskkoolis, kui mul oli 5 kirjanduskursust, lugesin ma ainult tagakaanti algust ning kirjutasin üksikasjalikud vastused. Õpetaja ütles mulle, on näha, et sa ei lugenud raamatut, aga kuna sa kirjutasid nii hästi, siis ma panin sulle 90. Nii ma tegingi ja sina ütlesid, et lugesid kogu raamatu läbi. Jah, aga ma valin raamatuid hoolikalt. Olgu, Kahju on halba raamatut lugeda. kuulad muusik. Kas tead, mida ma tahan kõigepealt näha, kui ma raamatut loen? Mida sa ütlesid? Kui esimene lehekülg mind ei võida, kui see ei ole kirjutatud täiesti selgelt ja kaasahaaravalt, siis ma lihtsalt ei hakka seda raamatut lugema. Ma hakkan lihtsalt teist eksemplari otsima. Aga et selles oleks sügavust, mitte ainult selgust, vaid ka sügavust. Ja minu arvates ei ole sellele asendust. Ja see on üks asi, mis mind meie laste puhul muretsema paneb, et nad liiguvad nende lühikeste sõnumite suunas ega süvene asjadesse. Ja me saame seda muuta tehisintellekti abil, vastupidiselt sellele, mida arvatakse, seal saab seda muuta. Jah, kindlasti. Aga ma hakkasin sulle juba rääkima, vaata, sa küsid, miks ma siin olen, sest arvestades ülesandeid, mis meil on, arvan ma, et suudan välissuhetes tulemusi saavutada, isegi kõigi probleemidega. Ja on ka probleeme, samuti tuleb seda õigesti juhtida ja samuti tuua nii palju kui võimalik ühtsust rahvale. See ei saa olema kõiki hõlmav, tõenäoliselt ei hõlma see mõnda inimest, kellele sa viitasid, ma ei usu, et see hõlmab Araabia parteisid, sest nemad lükkavad tagasi Iisraeli kui rahvusriigi. Nad tahavad siia luua Palestiina riiki, aga see võib pärast 7. oktoobrit tähendada palju erinevat. Ja ma arvan, et olen ainus, kes suudab sellise laiapõhjalise rahvusliku valitsuse moodustada. Küsitakse, miks te ei lähe sellisesse valitsusse koos Itzhak Eisenkotiga, mis lahendaks tema jaoks araablastest sõltumise probleemi? Ei, ja vastus on väga lihtne, sest see ei ole rahvuslik valitsus. See on vasakpoolne valitsus. Muide, vasakpoolne olemine ei ole häbiasi. See on legitiimne arvamus, mina sellega ei nõustu. Aga kui sa tõesti tahad Palestiina riiki ja kui sa tõesti tahad poliitikat, kus me tõmbume oma 4 seina vahele, ja nemad tõesti tahtsid, siis olgu pealegi. Mis ei ole õige, on seda varjata. Püüda näida parempoolsena, kui sa tegelikult ei ole parempoolne, kui sa oled vasakpoolne. See ei ole õige ja see ei ole aus mitte üheski mõttes. Ütle seda parimal võimalikul viisil, ole aus. Vähe minu seisukohtadega ma ei varja neid. Ma usun, et laiapõhjalise rahvusliku valitsusega lahendame enamiku probleemidest, võib-olla mitte kõiki, aga me lahendame need ja nii, et lahendus ka ellu viiakse, et see ei põrkaks vastu seina. Muidugi. See ongi minu kavatsus ja ma loodan, et Iisraeli austatud kodanikud annavad mulle au neid veel kord teenida. Peaminister, ma hindan väga, et te siia tulite. Teie teate, ma tõesti hindan, et te mind oma esimesse taskuhäälingusse kutsusite.
suur tänu, et tulite ja olete oodatud. aitäh! ka järgmistel kordadel. soovin sulle edu. Suur tänu, et vaatasid seda videot lõpuni. Toeta meie projekti ja panusta rahaliselt ekraanil kuvatava Pix-võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda sulle tõest infot. Sinu panus aitab meil jätkata.